Tervist, täna on 27. detsember ja Saaremaal on torm. Ma arvan, et üle Eesti on torm ja kell on 8 õhtul. Ma proovin, vaatan, kas see kaamera suudab meil filmida selle väikse lambiga, mis talle on kaasa antud. Ühesõnaga, on torm ja mina otsin koormarihmasid. Tegelikult ma otsin praegu tropid on sellised asjad, millega tõstetakse asju ja meil on päris hulk neid troppe jäetud maha siin. Minu arust need on 10 tonnised, ehk siin kannatavad päris head hulka ja ma võtan neid terve hunniku kaasa ja ma lähen tegelikult kinni siduma ühte puud. Mirge lubas ka tuld näidata, et tuul on nii halva koha pealt, et meil on ühed hästi suured saarepuud, millel on ühel on mädanik sees ja ma ei ole jõudnud tegelikult sellega, et võtaks maha. Ma kogu mõtlesin, et äkki ei ole vajagi, et ta ikkagi elab mingil määral veel. Ühesõnaga, see puu nüüd ma näen, et kõigub nii jõhkralt, et ta on keskelt tegelikult natukene pooleks ka niimoodi, et ta liigub laiali. 2 aru on ja siis mingid oksad sealt kukkunud juba ja proovides siis teha natukene seda südamerahu endale, et äkki nad ei kuku maha. Mitte sellepärast, et nad ei võiks kukkuda. Nad ei või kukkuda sinna, kuhu nad tahavad praegu kukkudes. Tuul on siukse koha pealt, et nad kukuvad kas siis suurte sigade maja peale või nad kukuvad puumapuuri ja maja poole ja see on üks kõige sitemaid variante üldse. Ma võtan kõik tropid kaasa, mis mul on ja siis lähme vaatame. Üldiselt ilmselgelt ma tormi näidata ei saa, et kott pime on igal pool, aga te ei kuule ka väga hästi, sest mikrofonil on väga head karvatutid otsas. Aga tuul on päris võimas juba, et kuskil Saaremaal juba möödati 38 meetrit ja ta tuleb hooga hiiliti. 38 meetrit sekundist tuli juba ära ja lubab, et läheb öösel veel tugevamaks. Ja me tahame veel Kuressaarde täna õhtul minna, et saab põnev olema. Ühesõnaga, ma ei tea, kas sellest on abi, mis ma teen, aga vähemalt ma mõtlen, et kas üldse maha tuleks tuulega, aga et proovime vältida kõiki asju, mis võib juhtuda, siis unistame, et me teeme midagi head. Ma ei saa väga kõrgelt seda kinni siduda, aga siiski see on niisuguse nurgal, et ta lihtsalt hoiab nagu seda, annab talle natukene seda hoidmisjõudu juurde, et mul on reaalselt on oht, et see võib tulla maha muidu. Ühesõnaga, siin tagapool on 2 saarepuud. Need ei tundu video pealt väga suured, aga need on väga kõrged ja väga suured. Ja need on niimoodi, et ühel on mädanik sees ja sead on suutnud ühelt poolt alt tühjaks teha selle ja teine kasvab ilusti, aga nad käivad keskelt laiali. Ma käisin katsumas tuulega, läheb laiali ja kuna tuul on praegu sinna poole, kus on siis meie seamaja ja puumamaja ja puumapuur ja need on nii suured puud, need jõuavad nagu puurini välja, kui nad kukuvad ja mingid oksad on siit juba alla tulnud. Ega ma muidu nii palju ei muretsekski, aga Mirge on ka siin kõrval. Nii palju ei muretsekski, aga ma kuulsin, kuidas seal metsas taga kukuvad suured puud raginaga maha. Seega proovime natukene südamerahu tekitada endale. Räme tuul ikka. Jess, nüüd läheb. Tõmbame lihtsalt. Aga see nööri on nii pikk ikka on ikka. Jess. Ei, mul on veel see nööri side. Ma sa rõstid. Nii, see nägime vaeva, mis me nägime. See on päris kõrgel, sealt saime rihma läbi ja siis see läheb sinna kase külge juurestiku juurde kohe, et oleks nagu see hoiaks kindlasti tuul puhub sinna poole ja ma loodan, et see aitab. Praegu tundus küll, et tõmbas vahepeal, kui tuuliga tuleb, see tõmbab ikka selle rihma täiesti pingesse, nii et ta nagu juba hoiab, et äkki poleks juhtunud midagi, aga riskida ka sellega ei julgenud, et äkki tuleb maha. Ühesõnaga, tulevikus tuleb see puu kindlasti maha võtta, et ei oleks seda hirmu enam, aga lasta siis praegu olla ja ma arvan, et selle tormi elata nüüd üle, kas siis tänu see rihmale või oleks elanud enne ka. Jah, muidu tõenäoliselt ei kardakski nii palju, aga see, et kui ma kuulsin, kus metsas puud murduvad kõik, see on nagu suur ragin, tumaki kukub maha, et siis võttis korraks kõhedaks küll, et
eks me näeme, vaatame hommikul üle, kas on meil mingit tormikahjustusi või ei ole. Igast väikseid oksi on küll maas, aga see on kukimoki. Et ma viin need ülejäänud rihmad panen siia maja juurde, aga vägev. Õnneks on öö üle elatud ja meil on hea teatada, et meie puu jäi püsti, mis meile sidusime seal suure tööga. Metsas on väga palju tormimurdu ja asju on lennanud ka kõvasti, aga loomad on ühes tükis ja aiad on terved ja on meie see puu püsti, mille pärast me kartsime, et see on nagu hästi tähtis. Aga tegelikult meil on juhtunud vahepeal hästi palju asju. Me siin jõuluootuses, meil oli, mis kuupäeval meil oli piparkoogi töötuba? 22. detsember oli meil piparkoogi töötuba, see oli õhtul siis loodusmajas. See ongi see lännimine. See Merilini kannatlikkus on praegu mitte segada. Ei, juba alguses ei tohi segada. Ott on pekkis, ma ei seganud. Mis juhtus? Aga vaadake, kui ilusti oli. Tõesti ilus. Ja nüüd segada. Nüüd ma lisan selle kuuma vee siia kohe. Kõigepealt siis natuke mullute seda tainast. Et oleks pehme. Ma oleks võinud ta natukene külmkapist võrem välja võtta. Mina ütlen ausalt, ma ei teinud piparkoogi tainast, ma rohkem maitsesin. Väga maitsev oli. Aga nii tore, et inimesed tulid ja selles mõttes saidki teha. Minu arust on üks väheseid kordi, kus minul on sel aastal esimest korda nagu oligi jõulutunne ja nagu võib-olla viimane kord ka. Sellepärast, et see piparkoogi küpsetamise lõhn ja see, kuidas seda suhkrut kõrvetati seal potis pliidi peal, et see siirupit ja siis kõik see nagu see melu ja see oligi jõululõhnad olid igal pool. Hullult tore, selles mõttes oligi vinge. Et loodusmajas, sellised vinged asjad ongi loodusmajas. Täna on praegu seal üks sünnipäev, et me just käisin nendega siin tuuritamas lastega, tegime looma ja bingot mängisime. Täna on suhteliselt tuuline alles, aga sellest on päike juba ja loomad on ikkagi õues ja naudivad täiega. Ja inimesi käib ka, mis on alati tore ja positiivne. Mis siis, et me oleme Mirgega täna siin kahekesi, jookseme siin ja seal, sellepärast, et ikkagi on gripiaeg, inimesed on gripis hästi palju ja siis nii töötajad ka. Meie ei ole veel tui, ehk ei tule ka. Me teile piparkoogi maju tegime. Ja siis üks tüüruk arvas, et tema tahab, et tema piparkoogi maja korstnast vaataks välja lumevel. Kui sul on ikka tulnud musklid seal koolingus? Tahe on suur. Jõuludel muidugi oli meil siin hästi palju sugest, et meil on igal aastal 24 lahti muidugi ka, seepärast, et loomad on ikka, siis me toimetame hästi palju ise, aga inimesi käib vähe, enne lõunat käib mingi ports, aga vähe. 23 oli päris palju inimesi, 25, 26 oli väga palju inimesi, sellepärast, et siis on meil välja reklaamitud ka need ringkäigud, mis on piletihinna sees, üks on hommikul, üks on õhtul, aga sel aastal oli niimoodi, et on natuke rohkem kui 2, seepärast, et Mirgeri kuupäevad natuke, või nüüd kuupäevad kellad pandud natukene veidralt. Üldiselt läks siis see jõuluaeg väga toredasti, väga menukalt. Nüüd aasta lõpp läheb ka väga vinget, sellepärast, et nagu näete, inimesed käivad isegi selle tormituulega. Täna õnneks juba torm vaibub ja on nagu kõik on ühes tükis ja elus terved. See on väga hea. Teile muidugi head vana aasta lõppu veel ja siis vaatame äkki, ma ei luba midagi, aga jõuan äkki panna selle video ka, kus võtame siis aasta kokku ilusti. Aga praegu seisuga ma arvan, et ongi mõnus aeg lõpetada. Teege tubli cheer, äkki jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!